No Lauri, mis täna? Mis täna, mingi täna ametist oled, aga kohe sa teada, ma räägin sulle, mis täna Martis, nüüd on revenge'i aeg mõnes mõttes. Esimesel hooajal tegid sina mulle saate, kas see leiutis on päriselt olemas või mitte. Nüüd mina teen sulle vastu, millal see asi leiutatud on. Millal leiutati ratas? Mitte siis nagu velosiped või nagu bike, vaid just wheel. Ratas. Ajaloos tõesti, et see oli tõesti mingi niisugune aeg, kus nagu võeti kasutusele siis ilmselt kõigepealt oli kivi, kui ma nüüd nagu mõtlen loogiliselt teha mingi kivi ja selle peale hakata veeretama asju. No Flintstone'id tegid ju. Neil oli auto ka, panid jalad alt mingi aeglustas liikumist. Oota, 3000 enne Kristust oli juba siis nii-öelda olemas selline vahva asi nagu Egiptus ja siis olid püramiidid. Ma pakun, et äkki 4500 aastat enne Jeebusta. Sa oled siuke, tead nagu nipa-napa seal vahepeal. Esimene kõige vanem ratas, mis on leiti siis Sloveeniast Ljubljana lähedalt ja see ratas on umbes 3200 aastat vana. Millal leiutati esimene auto? Esimene auto, nagu automobiil, ikka mitte konveieri meetodil tegi selle tuntuks Ford on ju, seda me teame. Ja see auto bränd töötab siiamaani. Issand jumal, Mercedes. Benz, on see täpselt. Okei, 1800 tundub nagu kõige mõistlikum. Now we talking. Jah, 1800 minu viimane vastus. Sinu vastus on viimane. Sul panid algusega täppi 1886 aastal, siis Karl Benz leiutas esimese sõiduauto. Betoon. Selline tore leiutis nagu betoon. Tänapäeval põhimõtteliselt ei ehita inimene mitte ühtegi asja ilma betoonita enam. See on täiesti asendamatu vara meie jaoks. See võib nüüd olla selline asi, et see võib olla nagu mingi niuke trikiga asi, et see oli mingi mega ammu olemas või siis on see, et nagu see on mega uus asi. Ma ei kujuta isegi ette sulle ausalt öeldes vahemikku öelda. Kas see on sul nipikas pandud mulle see sisse? See nagu ma nagu mõtlesin, et betoon on nagu selline. Mina arvasin, et see betoon on leiutatud hiljem, kui ta tegelikult on. Ei no tegelikult nad lõikasid kivisid, millest nad tegid siis nii-öelda neid püramiide. Kui 1905 veel eestlased ikka veel jaurasid siin muld põrandaga, eks? Ja, siis mõtled, et mis kuradi asjast me räägime on ja. Ma ütleks 1900 midagi alguses. See läks natuke mööda. Betoon leiutati 1300 aastat ennem Kristust Lähis-Idas. Enne Kristust? Ennem Kristust 1300 aastat. Ja loomulikult selleks, et rajada kaitsemüüre. Lennuk. Need olid 2 venda. Nii palju ma tean, jälle ma olen näinud neid videoklippe. Wilbur ja Orville Wright olid need vennad, kes ehitasid esimese lennuki. Vist need surma ka vist seal? Ei, nad ei saanud surma. Nende esimene lennureis ei olnud väga pikk, see oli 59 sekundit, aga see oli ikkagi esimene lend ja sealt sai see kõik alguse. Aga mis aastal see koblaka? Ma jälle mõtlen ainult selle peale, et mis 1905 nagu meil panid harkidega ringi ja karjusid siin üksteise peale põhimõtteliselt, mitte ka üksteise peale, vaid nagu saksade kõikide peale. Ja ma mõtlen, ma tahaks öelda mingi 1800, aga ma ei julge öelda nii madalal, nii et ma ütlen mingi 1936. Sa panid mööda, aga mitte üldse palju, 1903. Elektripirn. See on ju Belli tehtud ju. Bell oli telefon. Aga Bell tegi veel igast hull asja. Tegi veel, aga elektripirnid ei teinud. No meile ta jällegi jõudnud, meil siin pandi ikka tükk aega küünlavalgusega on ju. 1860 pakun äkki. 1860, see on päris hea pakkumine, see umbes 150 aastat tagasi. Aga mis arvad, kes oli leiutajaks? Philips mingi. Aga ei olnud Philips. Kõige kuulsam leiutaja nimi, keda sa tead. Kõige kuulsam. Edison muidugi. Ja siia juurde ma tahan rääkida kohe ära ühe loo, mida võibolla paljud vaatajad veel ei teagi. Ma vaatan igaks juhuks, kas see kaamera filmib. Tere tulemast ka siis esimesse kaamerasse, kes vahepeal aru ei saanud. Sa tahtsid rääkida midagi Edisonist? Ja ma tahtsin rääkida Thomas Alva Edisonist. Nimelt paljud inimesed arvavad, et Thomas Alva Edison on mees, kes on leiutanud enamus asju siin tänapäeva moodsas maailmas ja ta on tohutult geniaalne leiutaja, kuid tegelikult leiutas elektripirni siuke mees nagu Humphrey Davy ja Thomas Alva Edison oli kuulus ja tuntud nüüd tagantjärgi selle poolest, et tema varastas ära teiste geniaalsete leiutajate ideed ja patenteeris need oma nimel, ehk siis meie ajaloost nüüd mäletame, et Thomas Alva Edison on väga andekas ja suur leiutaja, kuid tegelikult oli ta varga nagu ja ärimees.
ja väga koledasti väitus ka ta Nikola Teslaga, kellelt ta varastas väga palju ideid ära ja ma soovitan inimestel vaadata isegi dokumentaalfilmi, mis räägib Tesla ja Edisoni omavahelisest võitlusest ja asjadest, mis on nagu väga-väga põnev. Kes, kunas ja miks leiutas esimese kompuuteri? Esimese kompuuteri. Räägi see lugu ära, ma tean, et sa tead. See on Alan Turing, see on Turingi masin, see leiutati siis teise maailmasõja ajal, et crackida lahti sakslaste Enigma. Ja sellega päästeti siis teine maailmasõda täiesti. Enigma oli siis sakslaste salakeel, milles on omavahel suhtused ja see oli tol hetkel võiks öelda vist unbreakable, ja selleks võeti kokku maailma kõige targemad matemaatikud, et see lahti murda. Ja tõesti, kui ma eksin, siis 1944 vist või 5 või 43, seda hoiti tükk aega saladuses. Ja sõja lõpuni hoiti saladuses seda. Jah, et kus nad teadsid seda, et neil on selline olukord. Tracker olemas, jah. Kuskil seal vahemikus ja teise maailmasõja ajal siis. Ja soovitan vaadata siis ka siinkohal kohe ju filmi Imitation Games oli minu arust selle nimi, eks ole, imiteerimismäng eesti keeles. Vaadake, kas te saate seda kusagilt endal osta, soetada, ärge alla tõmmake, ärge varastage. Ja vaadake see film ära, see on väga-väga põnev film ja see Alan Turingu karakter oli väga-väga pull tüüp ja teda mängib ju ei keegi muu kui Benedict Cumberbatch, nii et seda tasub täiesti vaadata. Üks praeguse aja parimaid näitlejaid tõesti. Absoluutselt. Ja viimane, kui me juba rääksime arvuti sünnist, siis millal sündis internet? Kas see internet, millest meie teame? Või... See internet, millest meie teame, mitte see internet, mis leiutati natside poolt 43. aastal. Jah, teisel maailmasõjal, et omavahel paremini suhelda. Just. Minu meelest see oli niisugune õnnetusjuhtum, see ei pidanud massidesse üldsegi jõudma jällegi. Midagi USA-s kogemata kuidagi moodi keegi mingi pusis seal ja võttis selle kasutusele oma kodus ja midagi niisugust, aga ma täpselt ei tea. Ja aga super, ütleme nagu siis, et meie tänapäevane internet tekkis 90-ndatel. See World Wide Web, ehk siis www. HTML, www, URL ja kõik see nagu HTTP ja need varem oli siis 192 mingi punkt, no siis IP-koodid ja muud. Ja kui sina ei suuda ka ilma internetita elada, siis pane subscribe, sest igal tööpäeval oleme meie siin, teeme teile. See on juba olemas ja kui video meeldis, siis pane like ja kui millegiga nõus ei ole, siis vaidleme edasi kommentaariumis. Tšau! Tšau! Ärme sõda rohkem tee. Tegelikult nagu samas, ma saan aru, sõda oleks mingil määral hea, jälle viiks meid edasi, on ju. Sõda või? No kui sa vaatad nagu 3. maailmasõda, mine sa tea, mis ta meile toob nüüd, on ju. Aga me oleme ilmselt selleks hetkeks surnud. Ma ei taha proovida. Ma ka ei taha.